8. mail 2026 avas USA sõjaministeerium avaliku portaali nimega Pursue, mis on presidendi UAP juhtumite avamise ja raporteerimise süsteem. Mõne päevaga sirvisid miljonid inimesed esimest korda deklassifitseeritud faile ja küsisid endalt, kas valitsus tõesti varjas tulnukaid. Me läksime veidi sügavamale, mitte vaatlustesse endisse, vaid nende all olevasse geograafiasse. Ja just siis tundus midagi kohe valesti olevat. Osa riigid, kus on kõige rohkem UAP raporteid, on Nevada, New Mexico, Missouri, Arkansas ja Vaikse ookeani loodeosa. Ka seal olevad kogumid ei ole juhuslikud. Kui need kaardile panna, hakkab muster ilmnema. Ja kui sa seda märkad, siis pole enam tagasiteed. Piedmont, Missouri, 21. veebruar 1973. Reggie Boone sõidutas oma keskkooli korvpallimeeskonda koju mööda USA maanteed 60 Missouris. Umbes 20 miili lõuna pool linnast tuli taevast alla ere valgusvihk. Mida keegi Piedmontis tol ajal ei teadnud, oli see, et nende linn asub otse ühe Põhja-Ameerika kõige geoloogiliselt aktiivsema murrangusüsteemi kohal. Maa nende jalge all andis neile juba märku millestki. See üks vaatluse juhtum käivitas 10. suurima UFO-laine. Mõne kuu jooksul oli Piedmonti politseijaoskond registreerinud üle 500 kõne 1500 elanikuga linnast. Saadi teateid kooliõpetajast, kes jälgis, kuidas helendav objekt hõljus tema veiste kohal. Äkitselt sai Piedmontist kogu riigi kõige enam räägitud linn. Nende seas, keda see kohale meelitas, oli Dr. Harley Rutledge, Kagu-Missouri riikliku ülikooli füüsikaosakonna juhataja. Aastatel 1973 kuni 1980 paigutas ta Ozarki mägedele professoreid, magistrante ja piloodi koos ülikooli tasemel instrumentidega, ega lahkunud 7 aasta jooksul. See, mida tema meeskond leidis, on raske eirata. Tuled ilmusid kõige sagedamini konkreetsete kvartsi sisaldavate kivimite paljandite lähedal. Mustrid kattus kohaliku geoloogiaga, kuid mitte kohalike lennujaamadega. Aga mis siis, kui tõde oli maetud? Mitte valitsuse dokumentides või pealtnägijate ütlustes, vaid maapinnas endas. 1981. Aastaks oli Rutledge isiklikult jälginud enam kui 158 anomaalset objekti. Ta avaldas kogu andmekogumi raamatus nimega Projekt Identifikatsioon, mis oli esimene pidev teaduslik väliuuring UFOde kohta, mille viis läbi tunnustatud akadeemiline füüsik. Ajalehed kajastasid seda paar nädalat ja siis jäi kõik vaikseks. Rutledge suri 2006. aastal saamata oma töö eest ainsatki föderaalset uurimistoetust. Tema tuvastatud muster jäi järgmised 40 aastat kasutamata. Vaata, kust need 2 klastrit kaardil asuvad. Piedmont, Missouri, Yakima reservaat Lõuna-Kesk-Washingtonis, peaaegu 1200 miili kaugusel üksteisest. Mõlemad asuvad oma piirkonna kõige tugevama pingega maapinnal. Piedmont asub otse New Madridi seismilise tsooni kohal. Aastatel 1811 ja 1812 põhjustas see nii võimsaid maavärinaid, et kirikukellad helisesid Bostonis, Massachusettsis. Mississippi jõgi voolas lühidalt tagurpidi. Yakima koridor asub kaskaadide subduktsioonitsoonis, kus terve tektooniline plaat sukeldub aktiivselt Põhja-Ameerika mandri alla. See on kogu Vaikse ookeani loodeosa vulkaanide mootor. Mount St. Helens, Mount Rainier, Topenishi mäeahelik, kus tuleohutuse ametnik Bill Vogel paigutas tulevaatlejad sama süsteemi harule. Yakima reservaadis olid Vogeli tulevaatlejad alates 1970. aastate algusest teatanud vilkuvatest punastest tuledest ja valguskeradest, mis kihutasid üle oru. Vogel saatis toimiku astronoomile, kes töötas õhujõudude Project Blue Booki kallal ja pärast põhjalikku välitööd ja uurimist aastatel 1974 ja 1975 seisis kogu andmekogu aastaid arhiivikapis. Siis on veel Uus-Mehhiko klastrid, mis kulgevad mööda Rio Grande Rifti, ulatudes Colorado osariigist kuni Mehhikoni. Riikliku UFO raporteerimiskeskuse andmetel on Nevada osariigil Lincolni maakonnas umbes 821 vaatlust 100 000 elaniku kohta. See on kogu riigi kõrgeim näitaja. Lincolni maakond asub basseini ja mäestiku provintsi serval. Kogu sealne maakoore kiht tõmmatakse lõhede tõttu laiali. Samuti on Arkansas'es tegevust New Madridi süsteemi lõunaosas. 1970 ja 1980 aastatel nägid ajakirjanikud üksikuid lugusid. Kohalikud nägid kummalisi tulesid, kuid keegi ei ühendanud punkte oma jalge all. See ei tähendanud, et nende mõju või tagajärjed oleksid olnud väiksemad.
1987 aastal teatas üks talunik Piedmonti lähedal, et tema karjamaal hõljuvad tuled kohalikule ajalehele. Vaid mõni päev hiljem saabusid tema värava juurde 2 meest, kes tutvustasid end föderaalametnikena. Nad palusid tal mitte avalikult rääkida sellest, mida ta oli näinud. Nad ei ähvardanud teda. Samuti ei näidanud nad mingeid märke. Nad lihtsalt esitasid palve ja lahkusid. Talunik kuuletus. 30 aastat ei rääkinud ta sellest tööst ühegi ajakirjaniku, uurija ega naabriga. Föderaalametnikud ei sõida kogu tee läbi Missouri maapiirkonna selleks, et vaigistada meest, kes nägi geoloogilist sündmust. Nad sõidavad sinna siis, kui geoloogiline sündmus kaardistab midagi salastatut. Avalikud jälitusfailid viitavad sellele, et Washington on just sellist kaardistamist teinud aastakümneid. Kuid hoolimata aastatepikkustest salapärastest vaatluste juhtumitest, mis on olnud piisavalt tõsised, et äratada valitsuse tähelepanu, puuduvad need juhtumid täielikult avalikustatud failidest, mis tõstatab küsimuse, mille on tulnukate arutelu alati varju jätnud. Mitte see, mida inimesed nägid, vaid miks hoolis valitsus sellest piisavalt, et seda kaardistada, salastada ja siis 50 aastat levitada lugu taevas olevatest objektidest. Selle asemel, et rääkida maastikust nende all. Vastus peitub maal ja teaduses, mille Washington oli juba 1980. aastaks ise välja töötanud. Nende kuumkohtade klastrite all ilmnevad ikka ja jälle 3 erinevat geoloogilist protsessi. Mitte vandenõuteooriad, vaid tegelik avaldatud teadus. Aastakümneid uurisid teadlased teistes riikides avalikult, kas need tingimused võivad tekitada kummalisi atmosfäärilisi valguseid. Ameerika Ühendriikides jõudis see teema vaevu avalikku arutellu. Kõige olulisem osa võib olla midagi, mida nimetatakse piesoelektriliseks lahenduseks. Teatud kivimid, eriti kvartsirikkad kivimid, tekitavad tugeva surve all olles elektrienergiat. Sama efekt töötab näiteks sigaretisüütajates ja kvartskäekellades. Kujutage nüüd ette, et see toimub maa all mandri ulatuses. Tektooniline surve kasvab. Kivimikihid hõõruvad üksteise vastu ja elektrilaengud paiskuvad õhku. Äkitselt hakkavad nende piirkondade kohal elavad inimesed teatama helendavatest keradest, vaiksetest tulukestest ja põldude või mäeharjade kohal hõljuvatest objektidest. Selle kohta on kõige tugevam tõendusmaterjal pärit ühest Kesk-Norra kaugemast orust nimega Hestal. Seal olid inimesed juba 1800 aastatest alates kummalistest tulukestest teatanud. Ja 1980. alguses nägid inimesed Hestalist tulukesi peaaegu igal õhtul, mõnikord kuni 20 korda nädalas. Hiiglaslikud helendavad kerad rippusid vaikselt oru kohal. Mõned neist olid vaid mõne jala laiused. Teisi kirjeldati auto suurustena. Mõnikord triivisid need aeglaselt läbi puude. Mõnikord kiirendasid need üle mäeharjade võimatult suure kiirusega. Tunnistajad kirjeldasid, kuidas tuled jagunesid väiksemateks keradeks ja siis taas ühinesid. Keegi ei osanud seletada, mida nad nägid. Seetõttu otsustas Norra insener Erling Strand 1984 aastal käsitleda seda nähtust kui tõelist teaduslikku probleemi. Ta tõi kohale kaamerad, radarid ja magnetomeetrid. Org osutus ebatavaliselt rikkalikuks kvartsi, vase ja raua poolest. Just need koostisosad, mida on vaja loodusliku elektrisüsteemi tekkeks. Uurimisega liitus Itaalia astrofüüsik Massimo Teodorani ning ta muutis Hestali üheks kõige põhjalikumalt uuritud valgusnähtuseks maal. See, mida ta avastas, oli raske kõrvale lükata. Mõned hõõguvad plasmataolised kerad kiirgasid kuni 19 kilovatti ulatuses energiat, mis on üle 10 korra eredam kui tavalise helikopteri otsingu tuli. Kuid kõige kummalisem avastus polnud taevas. See oli maapinnal tulede all. Teodorani meeskond leidis kivides, mis asusid otse suurimate kerade all, kõrgendatud radioaktiivsuse tasemeid. Geoloogia ise näis olevat muutunud, mistõttu muutus piesoelektrilise teooria eiramine väga raskeks. See polnud enam lihtsalt pealtnägijate tunnistus. Elektrilist aktiivsust oli võimalik mõõta. Kivid hoidsid tõendeid endas. Isegi praegu registreerivad mõned neist samadest orukivimitest Geigeri loenduril nõrku radioaktiivseid anomaaliaid täpselt nendes kohtades, kus kunagi hõljusid suurimad tuled. Hestal ei ole samuti ainulaadne juhtum. Teised orud, kus on sama tüüpi kivimid sarnase pinge all, võivad samuti tekitada selliseid tulesid. Ozarki mäed on üks neist kohtadest. Kaskaadid on teine. Basin and Range piirkond on kolmas. Piedmonti aluskivim on üks vanimaid kvartse Põhja-Ameerikas. See on olnud pingete all 100 miljoneid aastaid. Rutledge mõõtis elektromagnetilisi hüppeid täpselt nendes kohtades, kus tuled ilmusid.
Tal polnud sellele nähtusele nime, mida ta mõõtis, kuid tema andmed kattusid sellega, mida Theodorani hiljem teises riigis paremate instrumentidega salvestas. Piedmonti elanikud ei jälginud tulnukate laeva. Nähtut oli päriselt olemas. Kuid kõige usaldusväärsemate allikate järgi polnud sellel põhjusel midagi pistmist külalistega teiselt planeedilt. See, mida nad nägid, sobib pingestatud kristallse kivimi kohal toimuva piesoelektrilise tühjenemise profiiliga. Sama elektrilist tühjenemist on registreeritud suurte maavärinate ajal igal mandril. Geoloogiat ei huvita, kuidas sa seda nimetad. Ozarki mäestik tekitab seda, kaskaadid tekitavad seda, samuti tekitab seda Basin and Range piirkond. Maa on neid nähtusi tekitanud kauem, kui keegi on taevast jälginud. Aga see tekitab veel ühe küsimuse. Miks kirjeldavad nii paljud tunnistajad neid tulesid kui intelligentseid? See tõmbas veel ühe teadlase täielikult sellesse müsteeriumisse. Kanada neuroteadlane nimega Michael Persinger uuris üle 30 aasta, kas elektromagnetväljad võivad muuta inimeste taju nii, et see tundub täiesti reaalne. Ta ehitas seadme, mis suunas magnetväljad oimusavarasse. Katsealused teatasid, et nad nägid tulesid või tundsid kellegi kohalolu. Mõned neist kirjeldasid esemeid, mis liikusid taevas. Nende aju tekitas kogemusi, mis vastasid sellele, mida inimesed Ozarkis 50 aastat varem kirjeldasid. See, mida nähakse, sõltub tunnistajast. See sõltub sellest, mida nad on lugenud või televiisorist vaadanud. See sõltub sellest, milleks nende kultuur on neid harjutanud ootama. See ei tähenda, et Yakima tulevalvurid oleksid hallutsineerinud. Maapinna kohal olev plasma oli päris ja kiirgus mullas oli päris. Elektromagnetväli, mis ioniseerib õhku, oli päris. Kuid seesama elektromagnetväli jõuab ka tulevalvuri aiu. Kogemus tundub nagu kosmoselaev, sest see on aju jaoks kõige lähedasem mall. Persinger suri 2018. aastal. Tema uurimistöö jäi puutumata kõigi föderaalagentuuride poolt, kes kulutasid samale küsimusele miljardeid. Kuid isegi see ei lahenda täielikult mõistatust, sest vaatlused ise ei püsi ühes kohas. Kogumid tegelikult liiguvad. 1900. alguses triivis magnetiline põhjapoolus umbes 6 miili aastas. 2000. alguseks liikus see üle Arktika juba enam kui 30 miili aastas. Briti geoloogiateenistus pidi oma 2019. aasta mudeli uuenduse välja andma enne tähtaega, sest poolus liikus kiiremini, kui eelmine versioon suutis jälgida. Ja kui poolus liigub, liiguvad koos sellega ka elektromagnetilised tingimused, mis on seotud tektoonilise pingega ja plasma moodustumisega. Ja selle triivimise põhjus ongi see koht, kust lugu hakkab kõlama peaaegu ebareaalsena. Sügaval maakoore all, tuhandete miilide kaugusel pinnast, asuvad välissüdamikus 2 tohutut sulanud rauajõge. Üks Kanada all, teine Siberi all. Need tekitavad konkureerivaid magnetjõude, mis mõjuvad pidevalt teineteisele vastu ja muudavad planeedi magnetvälja reaalajas. Viimastel aastakümnetel on Siberi pool ülekaalus olnud. Seetõttu ongi magnetpoolus kiirenenud Kanada Arktikast Venemaa suunas. Ja kui see tasakaal maal muutub, muutub ka selle kohal olev magnetväli. Kuid see ei ole ühtlane. Maa magnetväli ei ole sile, kaitsev kest, mis ümbritseb planeeti. See on moonutatud ja täis piirkondi, kus väli muutub ebatavaliselt tugevaks või ebatavaliselt nõrgaks, mis tähendab, et elektromagnetilised tingimused, mis on seotud tektoonilise pingega, plasmatekkega ja võib-olla isegi inimtajuga, ei ole igaveseks ühte kohta kinnistunud. Need liiguvad aja jooksul üle maapinna. See nihe on piisavalt suur, et segada lennuliikluse navigatsiooni. Iga suurem lennufirma peab iga paari aasta tagant oma pardasüsteeme uuendama. Magnetilise põhja uus asukoht tuleb süsteemidesse sisestada. Iga nutitelefoni kompass tugineb mudelile, mida uuendab Briti geoloogiateenistus. 2019. aasta uuendus anti välja plaanitust varem. Magnetpoolus liikus kiiremini, kui eelmine mudel suutis jälgida. Piloodid, kes lendavad üle Arktika, kasutavad nüüd teistsuguseid kaarte kui 10 aastat tagasi. 2900 aastal pidi Londoni lähedal asuv Stanstedi lennujaam oma lennuraja füüsiliselt ümber nummerdama. 2305-lt 2204 peale, sest magnetiline suund oli nihkunud. Tampa rahvusvaheline lennujaam tegi sama 2011 aastal. Sama muutus, mis sunnib neid uuendusi tegema, on see, mis liigutab UAP koridore. Lähme tagasi Missourisse. See klaster on 40 aastat liikunud Kirdesse. Cascade'i aheliku ääres on ka Yakima koridor nihkunud. New Mexico Rifti koridor on laienenud lõuna poole. Need tunduvad vastavat geomagnetvälja muutustele.
Kui magnetpoolus liigub, nihkuvad ka väljad koos sellega. Ja piirkonnad, kus ebatavaline plasmaaktiivsus kõige tõenäolisemalt tekib, näivad samuti koos nendega nihkuvat. Üks väheseid suuri valitsuse UFO uurimisi, mille üksikasjad avalikult avaldati, pärines Belgiast. Ajavahemikus 1989 aasta novembrist kuni 1990 aasta aprillini riiki tulvas teateid vaikse kolmnurkse objekti kohta, mille igas nurgas olid eredad tuled. See kulmineerus 30. märtsi 1990 aasta ööl, kui Belgia õhuvägi jälgis mitmest maapealsest jaamast radaril tuvastamata sihtmärke ja saatis nende püüdmiseks õhku 2 F-16 hävitajat. Nende radar suutis mitu korda sihtmärgile lukustada, kuid iga kord, kui piloodid lähenesid, katkes kontakt viisil, mis ei vastanud teadaolevate lennukite käitumisele. See öö ei alanud radariga. Esimesed teated tulid Ypenist, väikesest linnast Saksamaa piiri lähedal. 2 politseinikku pidasid maateel kinni ja vaatasid, kuidas suur vaikne lennumasin eredate tuledega nende kohalt möödus. Näed andsid sellest raadios teada ja mõne minuti pärast liitusid nendega teised politseinikud. Varsti teatasid sarnastest vaatluskogemustest inimesed üle kogu piirkonna. Nädalatega ületas tunnistajate arv 1000 piiri. Mõne kuuga oli see juba üle 13 000. Terve riik jälgis iga öö sama asja juhtumas. Belgia õhujõud tegutsesid ebatavaliselt kiiresti. Mõne nädala jooksul hakkasid nad avaldama oma esialgseid järeldusi. Just radarandmeedis olid see osa, mis ei sobinud millegi tuttavaga. Mitmel rajal näisid objektid langevat umbes 9000 jalalt 5000 jalale vaid mõne sekundiga. Teised kiirendasid ja aeglustasid viisil, millega ükski teadaolev lennuk hakkama ei saa. Polnud helipauk ega mootorimüra. Pärast seda, kui välistati varghävitajad, ilmabaloonid ja atmosfäärinähtused, tegi Belgia õhuvägi koostööd tsiviilteadlastega ja avaldas radarilindistused. Sel ajal ütles Major Wilfrid de Brouwer, kes juhtis Belgia õhuväe operatsioone, et nende jälgitud objektide võimekus ületas kõiki teadaolevaid tehnoloogiaid. Belgiased avaldasid kõik, mis neil oli ja liikusid edasi. Prantsusmaal on oma ametlik UAP programm, Keipan. See on tegutsenud alates 1977 aastast ja hoidnud oma juhtumite toimikud aastakümneid avalikult kättesaadavana. Ja kui nende aruandeid kaardistada, ilmneb midagi järjepidevat. Need ilmuvad kindlates geoloogilistes piirkondades. Massiiv Central, provintsi Alpid, Püreneede jalamil. Need piirkonnad on määratletud pigem tektoonilise struktuuri kui rahvastikutiheduse järgi. Teisisõnu, sama muster, mida nähti Ameerika Ühendriikides, ilmneb taas Prantsusmaal. Tunnistused langevad kokku aktiivse või lühenenud geoloogiaga. Üks enim dokumenteeritud juhtumeid pärineb 1981 aastast Trans-en-Provence'ist. Talunik nimega Renato Nicolai nägi, kuidas väike lendaparaat maandus tema põllule, jättes mulda ümmarguse põletusjälje. Võeti proove, mida analüüsiti laboritingimustes. Ametlikus aruandes jõuti järeldusele, et midagi füüsilist oli maapinnaga kokku puutunud, põhjustades pinnase struktuuris keemilisi muutusi. Aruanne avaldati. Igaüks võis seda lugeda ja juhtum on siiani Keipani arhiivis olemas. Kui Prantsusmaa kataloogis ja avaldas oma andmeid, siis Ameerika Ühendriigid tegelesid samal aastakümnel samasse kategooriasse kuuluvate teadetega, kuid nemad ei avaldanud kunagi andmeid. Nii kujunes välja teistsugune narratiiv. Kosmoselaevad, tagurpidi inseneeria, leitud tulnukate kehad. Lugu, mis keskendus peaaegu täielikult taevas olevatele objektidele. Kuid see lugu hoidis tähelepanu ülespoole. Mitte nende vaatluste all asuvale maastikule, mitte geoloogilistele süsteemidele, mis võiksid mõjutada, kus ja millal need aset leidsid. Ja mitte võimalusele, et tundmatu ei liikunudki läbi kosmose, vaid hoopis tingimustes, mis olid palju lähemal maapinnale. See toob meid tagasi Piedmonti lähedal elava taluniku juurde. 2 valitsuse meest, kes 1987 aastal tema värava taha ilmusid, ei olnud seal tõenäoliselt sellepärast, et valitsus varjaks tulnukaid. 2026 aasta toimikute avaldamise tähtsus ei seisne selles, et need viitaksid ühele kindlale seletusele, vaid selles, et need võivad näidata, millist teavet peeti oluliseks ja millist mitte. Aastakümneid püsis avalik arutelu keskendunud taevas olevate objektide ideel. Kosmoselaevadest oli lihtsam rääkida, kui uurida geograafiat, geoloogiat või keskkonnatingimusi. Selline lähenemine kitsendas seda, mida inimesed otsisid. Siis saatis üks mees UAP kogukonda šokilaine.
2023 aasta juulis pidas esindajatekoja allkomitee kuulamise, millest sai kaasaegse Ameerika ajaloo kõige vaadatum UAP istung. Endine õhuväe luureohvitser David Grush andis vande alltunnistusi. Ta ütles, et oli töötanud 14 aastat USA luureteenistuses ja määrati UAP töörühma, mis hiljem sai nimeks kõigi valdkondade anomaaliate lahendamise büroo ehk AARO. Ta ütles, et USA valitsus on aastakümneid uurinud ja kätte saanud tuvastamata lennumasinaid salastatud programmide kaudu. Ta viitas ka väidetele, et leitud materjalidega on seotud mitteinimlikku bioloogiat. Kõik suuremad telekanalid kajastasid seda põhjalikult. Tema nimi oli 48 tunni jooksul igal pool. Koos temaga andis tunnistusi ka erru läinud mereväe piloot David Fravor. Fravor oli FA-18 eskadrilli ülem, kui tema meeskond kohtas 2004. aastal California ranniku lähedal nüüdseks kuulsat Tic-Taci objekti. Teine tunnistaja Ryan Greaves tunnistas, et tema eskadrill jälgis 2014 ja 2015 aasta vahel peaaegu iga päev tuvastamata objekte kontrollitud õhuruumis Virginia ranniku lähedal. Pentagon eitas, et Grushi program eksisteeris. AARO avaldas järgmisel aastal raporti. See ei leidnud ühtegi tõendit tulnukate tehnoloogia kohta. Lõhe Grushi tunnistuse ja ametlike andmete vahel jättis avalikkuse ühte vaidlusse kinni. Kas valitsus varjas tulnukaid? Kogu see vaidlus eiras suuremat küsimust. Tõeline surve Washingtonile tuli välismaalt. 2024 aastal hakkasid Hiina teadlaste uuringud geomagneetiliste anomaaliate ja pingest tingitud elektriliste efektide kohta kivimis ilmuma avalikult eelretsenseeritavates ajakirjades. Töö oli seotud selliste asutustega nagu Hiina maavärina administratsioon ning suuremate ülikoolidega Pekingis ja Shanghais. Teadlased modelleerisid, kuidas tektooniline pinge võib tekitada mõõdetavaid elektrilisi ja plasmaefekte atmosfääris. Terminoloogia ja meetodid sarnanesid väga uurimissuundadele, mida oli Ameerika Ühendriikides uuritud aastakümneid varem, kuid mida ei olnud kunagi täielikult avalikes teaduskanalites arutatud. Pekingi vaatenurgast polnud see üldsegi UFO uurimine. See oli maavärinate teadus. See oli geoloogia. See tekitas kohe strateegilise probleemi. Kui vastane hakkab avaldama sarnast uurimistööd avatud teaduskirjanduses, siis salastatus ei tööta enam nii, nagu see oli mõeldud. Washington ei kaitsnud enam mingit saladust. Ta oli lihtsalt aeglasem kui tema konkurent info kasutamisel, mis oli mõlemal poolel juba olemas. See tähendas, et pidi toimuma muutused. AARO loodi 2022 aastal ja seda laiendati järgnevate kaitsealaste õigusaktidega 2024 ja 2026 aastal. Avalikult jäi selle missioon muutumatuks, uurida tuvastamata anomaalseid nähtusi. Sisemiselt nihkus rõhk keskkonna ja andurite andmetele. See kaardistas elektromagnetilisi tingimusi, atmosfääri nähtusi ja andurite anomaaliaid suurtel geograafilistel aladel. Praegune direktor on füüsik nimega John Kozlowski. Ta on senatis tunnistanud, et amet ei ole ühegi uuritud juhtumi puhul leidnud ühtegi väga kontrollitavat tõendit maavälise päritolu kohta. See oli ametlik ja kategooriline eitamine agentuurilt, kellelt avalikkus ootab tulnukate jahtimist. Peaaegu ükski suurem väljaanne ei tsiteeri seda osa. See on tõesti igav tsitaat. Silmapaistvam lugu saab endiselt rohkem eetriaega ja tegelik töö jätkub selle varjus. 2026 aasta veebruaris andis presidendi korralduskäsu teha täielik ülevaatus ja avalikustada kõik UAP-ga seotud dokumendid. Ulatus oli lai. See hõlmas sõjaministeeriumi, riikliku luurejuhi bürood, NASAt, FBI-d, energeetikaministeeriumi ja AAROt. Suur osa toimikutest ei puudutanud üldse UAP-sid. Need olid seotud keskkonnaga. Koridoride kaardid, elektromagneetilise tausta mõõtmised ja geomagneetilised ülekattekaardid, mis olid seotud andurite töö ja geograafiliste anomaaliatega. See kõik ilmus kongressi protokollides, kuid avalikus kajastuses sellele peaaegu ei järgnenud midagi. Mis hakkas samal ajal arenema, toimus mujal. Aastaks 2025 olid Hiina hüperhelikiirusega relvaprogrammid jõudnud operatiivsete lävenditeni ning suunatud energiasüsteemid olid vähendanud vahet USA võimekustega. Ja kui need süsteemid arenesid, hakati sõjalises planeerimises rohkem rõhku panema keskkonnatingimustele, mis mõjutavad avastamist ja jälgimist. See hõlmas samu geomagnetilisi anomaalia koridore, mis olid tuvastatud varasemates atmosfääri ja andurite uuringutes. Vene ja Hiina õppused kattusid üha enam nende piirkondadega.
see polnud tingimata tahtlik, vaid sellepärast, et need koridorid langevad kokku ka oluliste ülemaailmsete navigatsiooni ning juhtimis- ja kontrollitundlikkustega. Lääne-USA raketitõrje radarivõrgud hakkasid registreerima seletamatuid häireid. Tsiviilteadlased registreerisid samadel aegadel sarnaseid anomaaliaid sõltumatutes andmekogumites. 2026 aasta alguseks oli AARO aktiivses juhtumite süsteemis üle 2000 raporti. Selleks hetkeks ei olnud asi enam ainult anomaansetes näitudes. Küsimus oli selles, kas samad keskkonnatingimused, mis mõjutavad sensoreid, võivad kujutada endast ka riski taristule. 1989 aasta märtsis kukutas üks geomagnetiline torm kogu Hydro-Québeci elektrivõrgu kokku. See võttis aega 90 sekundit, kuid elektrikatkestus kestis 9 tundi. 6 miljonit inimest kaotasid elektri kogu Ida-Kanadas. Põhjuseks oli koronaalne massiheide, mis lahkus päikeselt 2 päeva varem. Sellel ööl olid virmalised nähtavad nii kaugel lõunas nagu Florida ja Kuuba. Protsess, mis põhjustas selle elektrivõrgu kokkuvarisemise, on sama protsess, mis tekitab UAP koridori aktiivsust väiksemates mõõtmetes. Kui maa magnetväli on häiritud, võib see suruda elektrivoolud maapinda. Need voolud liiguvad seejärel läbi pikkade juhtivate süsteemide, nagu elektriliinid, kus need võivad trafosid massiliselt üle koormata. Äärmuslikel juhtudel pole kahjustus ainult hetkeline. Kõrgepinge trafod võivad täielikult hävida ning nende asendamine võib võtta aastaid nende suuruse ja tootmispiirangute tõttu. Samal ajal töötavad kaitse- ja luuresüsteemid samade algandmetega, kui nad püüavad seletada anomaalseid näite. Andmed ei ole väga erinevad, kuid tõlgendus on kindlasti erinev. NATO partnerite luureteenistused on hakanud samal ajal, kui Washington liigub oma toimikute avaldamise suunas, põhjalikumalt uurima omaenda ajaloolisi UAP juhtumeid. Suurbritannias hõlmab see 1980 aasta Rendleshami metsajuhtumi ümberhindamist, mis on üks enim uuritud sõjalisi vaatlusi Euroopas. See hõlmab Ameerika Ühendriikide õhujõudude personali, kes olid jaamas RAF Bentwatersis ja teatasid mitmel ööl baasist lähedal asuvas metsas liikuvatest kummalistest tulukestest. Baasi ülema asetäitja Charles Halt salvestas sündmuse selle toimumise ajal, kirjeldades metsas ja selle ümbruses liikuvaid helendavaid objekte ning kummalisi mõõteriistade näite maapinnal. Oluline pole ainult see, mida tol ajal teatati, vaid ka see, et neid vanu juhtumeid üldse ametlikes kanalites üle vaadatakse pärast aastakümnete pikkust suhtelist vaikust. Kõik toimub koostöös Ameerika kolleegidega. See viitab liitlasriikide ühisele sammule, mitte ainult ühe riigi otsusele. Ameerika Ühendriikides on sõjaminister Pete Hegseth avalikult toetanud presidendi korralduse täitmist UAP-ga seotud dokumentide avalikustamiseks. Samal ajal kinnitas Jaapan 2026 aastal, et neil on oma UAP arhiiv, sealhulgas salvestatud videomaterjal ning nad on alustanud piiratud avalikustamise ettevalmistamist riikliku julgeoleku piirangute raames. Liitlasriikide valitsused tegutsevad ühtselt. Avalikustamine ei tundu enam üksiku Ameerika poliitilise hetkena. See näib pigem kogu NATO luurekogukonna sünkroniseeritud lähtestamisena. Kui vaadata aastatel 2024 kuni 2026 teatatud tegevust, ilmuvad teatud piirkonnad ikka ja jälle esile. Ida-Uus-Mehhikos moodustab klaster lahtise kolmnurga Roswelli, Socorro ja White Sandsi raketipolügooni vahel. Selle kolmnurga üks nurk, Socorro, on juba osa USA UFO ajaloost. 1964 aastal teatas Socorro politseinik Lonnie Zamora, et nägi ühes jões asinist lennumasinat, kui reageeris tema arvates tavapärasele väljakutsele. Ta kirjeldas väikest munakujulist objekti, selle lähedal 2 valget kombinesooni kandvat kuju ning kiiret vertikaalset õhkutõusu, kui objekt maapinnalt lahkus. Juhtumit vaatas hiljem üle Project Blue Book ning see on siiani üks enim tsiteeritud kõrge usaldusväärsusega juhtumeid. Samas piirkonnas ilmub tänapäevalgi endiselt teateid, sageli sarnastelt kõrbealadelt. Roswell asub sellest veidi põhja pool. Linn on nüüd üles ehitatud selle mütoloogia ümber, kuid teateid laekub palju laiemalt alalt, kui inimesed arvavad. Ümbritsevas maakonnas tuleb endiselt ette uusi vaatlusi, millest enamik jääb kohalike poolt raporteerimata. Roswelli all olev geoloogia on sama pinges kristallne kivim, mis tekitas tegevuse Ozarksi piirkonnas. Tuled ilmuvad, sest maa ise tekitab neid. Veelgi lääne pool kasvas tegevus Puget Soundi piirkonnas aastatel 2024 ja 2025, tuues aeg-ajalt piirkondlikku meediakajastust.
täpsemaid vaatlusi teatati koridoris, mis kulgeb mööda kaskaadmäestiku läänepoolseid jalamilähedasi alasid, ulatudes sisemaal asuvatest orgudest kuni rannikuni. See asub paralleelselt sama subduktsioonitsooni geoloogiaga, mis põhjustas Topenissi sündmused 50 aastat varem. Sarnaseid mustreid täheldati 2024 ja 2025 aastal kogu Põhja-Arkansases Ozarki platool asuvas koridoris. See on piirkond, mida iseloomustavad kokkusurutud settekihid ja vanemad tartkivimid, mis on pikaajalised tektoonilise pinge all. Teated pärinevad enamasti veisekasvatajatelt, jahimeestelt ja Buffalo jõe giididelt. Kõik nad on inimesed, kes tunnevad hästi öist taevast ja kohalike lennukite liikumismustreid. Asia jooksul näib teatatud tegevuse keskpunkt nihkuvat veidi lõuna ja ida poole, võrreldes varasema klastriga, mis oli seotud 1970. aastate vaatluste piirkonnaga. Nevada koridoris on tegevust põhjalikumalt dokumenteeritud. 2025 aasta juulist detsembrini teatasid mitmed tunnistajad helendavate kerade formatsioonidest üle laiema Nellisi õhuväebaasi väljaõppeala. Mõned tunnistajatest olid kohalike lennuoperatsioonidega tuttavad vabal ajal viibivad sõjaväelased. Enigma Labsi andmebaas kinnitas 2024 aasta 16. aprillil Nellissi kohal formatsioonis liikuvate 3 vilkuva kera videomaterjali autentsust. 2025 aastaks oli Nevada andmekogusse alates 2023 aastast kogunenud mitusada registreeritud ja ülevaadatud vaatluse, muutes selle viimastel aastatel üheks kõige tihedamalt raporteeritud piirkonnaks Ameerika Ühendriikides. Need ei ole eraldiseisvad lood. See on üks ja sama lugu, mis kordub erinevates sarnase geoloogiaga piirkondades. Paiguta nüüd kõik avaldatud murrangu andmete peale. Paiguta need geomagneetilise intensiivsuse kaartidele ja ilmub üksainus kaart. See on kaart, mida Washington on pool sajandit enda käes hoidnud. Pentagoni esimene avalikustamine sisaldas 161 faili, millest enamik oli tugevalt tsenseeritud. Avalikustamine oli koordineeritud mitme asutuse vahel, kuid kui analüütikud hakkasid arhiivi läbi töötama, muutus selle ülesehitus huvitavamaks kui ükski üksik dokument. Tõendeid ei olnud ühes kindlas kategoorias. Neid oli mitu kihti. Vanemad NASA pildid, mis sisaldasid lahendamata visuaalseid anomaaliaid, mida agentuur ei olnud kunagi ametlikult selgitanud. Astronaut debriefingu märkmed, mis kirjeldasid tuvastamatuid valgusnähtusi Apollo ajastu missioonide ajal, ning uuemad sõjaväeandurite salvestised, mis näitasid õhus olevaid objekte, mida jälgiti infrapunases valguses ja mis ei vastanud kunagi teadaolevatele lennukitele ega atmosfääri nähtustele. Teisisõnu, need failid ei jutustanud üht lugu. Need kordasid sama tüüpi tähelepanekuid mitmel erineval ajastul ja süsteemis. Siis juba esimese nädala jooksul muutus arv. 161 faili asemel oli nüüd 158. Sõjaministeerium ei andnud avalikkusele mingit selgitust selle kohta, mida eemaldati või miks. Kui seda vaadata eraldi, tundub see lihtsalt haldusliku paranduse moodi. Kui seda vaadata koos geofüüsikalise kontekstiga, viitab see sellele, et avalikustatud on vaid väike osa pikemaajalistest andmetest, mis on seotud geograafiliste koridoridega, kuhu teated korduvalt koonduvad. Suur osa materjalist kattub samades geograafilistes piirkondades pikaajaliste vaatlusmustritega ning mitmel juhul tundub, et kustutused asuvad täpselt seal, kus need mustrid kõige tugevamalt kattuvad. Ka ajastus on märkimisväärne. Otsus avalikustada just nüüd, mitte järgmisel aastal või 5 aasta pärast, tuleneb konkreetsest tähtajast. 2025 aasta maailma magnetiline mudel kehtib 5 aastat. Aastaks 2030 avaldatakse järgmine suurem uuendus. Vahepeal kogunevad väljamuutused nõuavad põhjalikku ümberkalibreerimist. Washingtoni käes olnud koridorikaart viimase 50 aasta jooksul ei vasta enam tegelikkusele koha peal. Ajaloolised andmed avalikustatakse nüüd, samal ajal kui viis, kuidas me maapinda loeme, juba muutub. Kuna magnetväli nihkub, ei ühti vanemad kaardid enam sellega, mida tänased andurid ja mudelid näitavad. Seega ei püsi sama materjal kaua ajakohasena. Pärast seda uuesti üles ehitatud teave ei jää tavaliselt kauaks avalikuks, kuid inimesed, kes seda kohapeal kogevad, ei näe sellest midagi. Ja see toob loo tagasi tunnistajate, nende inimeste juurde, kes on kohapeal. 2024 aasta lõpus helistas üks kongressi töötaja Missouri talunikule koju. Nad ei olnud UAP büroost, vaid elektromagnetilise infrastruktuuri alamkomiteest. Töötaja küsis, kas tal on endiselt alles tema märkmed aastast 1987. Kuupäevad, suunad ja kellaajad. Talunik oli kõik alles hoidnud.
ta tegi lehtedes koopiad ja saatis need Washingtoni. Ta ei küsinud, miks. 2026 aasta alguses ilmus tema kirjeldus uuesti, kuid mitte tema nime all. See oli maetud kongressi aruande salastatud lisasse, mis käsitles geomagnetilisi kõikumisi ja elektrivõrgu töökindlust. See vaatluse kirjeldus oli kirjas vaid ühe reana suuremas dokumendis, mis käsitles taristu riske ja magnetilisi häireid. See ongi vaikuse täielik tagajärg. Kaitsmata elektrivõrk ja avalikkus, kes veetis 4 aastakümmet taevasse vaadates, samal ajal kui tegelik lugu oli selle all. Ta ei tea siiani, mida ta selle põllu kohal nägi. Õhuvägi ei öelnud talle kunagi. Need 2 föderaalametnikku ei öelnud talle kunagi. Kongressi töötaja aastal 2024 ei öelnud talle kunagi. Keegi paneelist, kes lisa luges, ei ütle talle kunagi. Tee tema taluni on endiselt alles. Männid nõlval ja allolev kivi on endiselt alles, pideva surve all. Tulede ilmumine kordub endiselt iga paari aasta tagant samadel harjadel, kuhu Rutledge 1973 aastal oma kaamerat paigutas. Kohalikud ei helista enam ajalehte. Nad seisavad põllu serval ja vaatavad, kuidas tuled hõljuvad, kuni need triivivad tagasi üle puude. Kuid tuled polnud kunagi müsteerium. Selleks oli maa ise. Aga mingil põhjusel ei taha valitsus, et sa seda teaksid. Aitäh, et täna minuga liitusid. Loodan, et sulle meeldis video. Kui soovid näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaalu tellimist ja teavituste sisselülitamist. See tõesti muudab palju. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral saates Map Back.